õpi kõike korraga, sest aju pole masin. Hajutatult õppides sa õpid paremini, kergemat ja raskemat vaheldumisi. kui just asjamata õppisid, siis tõuse korraks püsti. pausid pole paat, vaid sinu ajule restart. hiljem tagasi tulles oled järsku muutunud paremaks. hetkeks jääd hätta, siis lase mõttel hajuda. hajus mõtlemisrežiimis hakkad kõike paremini tajuma. ta töötab omaette taustal justkui emal televiisor. samal ajal kui ema ise peseb nõusid või siis trigib pesu. loova rütming tee erinevaid asju, nii neid vaheldumisi. lase ajul puhata, kuid seda omal viisil. Prokrastineerimine, mis see üldse on? see tähendab lükkad tegemisi edasi, kuni tähtpäev on. Oh wait, see on homme, lükkad asju edasi nagu ahmade homme. homme ja homme, ülehomme. homme ütled homme kuni igast homsest saanud eilne. soovitus, üks vana sõna, täna sida toimetusi ära, viska unse varna. kui sa ikka lükkad edasi ja su lumepall veereb ning su tahe midagi teha on sügavamal mulla all kui porgandiseeme, siis lihtsalt kuula seda ja tee pomodoro tehnikat, et kaenurkast tois mikrob keer. Riigust lausa vette levosta. õppimine justkui lind, mis kasvab vahehaaval, mitte nagu torm, mis lööb hinge haavad. õppimine pole võistlus, vaid iseenda kasvatus ning treenid enda aju ja saad paremaks ka tännatus. hinga, tee pause ja ära mõtle üle, mingi stress ja ärevus on kõigest külalised. kõik, mis ise teed, see hiljem välja paistab. liikumine õppimiseks pole sugugi paha. liikudes su aju saab rahuneda maha. maga, tee trenni ja söö tervislikult, muidu enda pingutused kohe ära liikud. Uuesti erimine, mis see üldse on? see tähendab lükkad tegemisi edasi, kuni tähtpäev on. Oh wait, see on homme, lükkad asju edasi nagu ma teen homme. homme ja homme, ülehomme. homme ütled homme kuni igast homsest